Tere head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Telert TV. Tere ka minu poolt. Nagu te näete, on meie tiimiga juba ametlikult liitunud võluv ja armas saatejuhi konkursi võitja Silja Seidla. Nagu te teate, siis meie Telert TV tiim otsib oma suvistes saadetes unistuste suvetööd, mis on võib-olla isegi parem kui rannas lebamine. Peale selle on meil ka väga palju konkursse, mille kohta leiate rohkem informatsiooni meie kodulehelt teler.tv. Just nimelt, nii et jääge meiega ja saate kõigest juba hetke pärast teada. Niisiis enne kui näitame oma uut suvist lugu, kuulutame välja suve suurkonkurssi. Nimelt Telert TV tiim ja Baltic Models korraldavad modellikonkurssi Suvemodell 2009. Kui oled ilus noor tüdruk 13–24 aastane, siis tee endale teler.tv kodulehel kasutajakonto. Lae üles pilte ning saada oma link meile meiliaadressile teler.tv. Kindlasti lisa ka telefoninumber. Igal kuul valitakse välja üks kandidaat, kellel avaneb võimalus teha professionaalse tiimiga tõelised modellifotod. Ja neid avaldatakse samuti meie armastatud ajakirjades. Nii et andke endale võimalus ja osalege sellel konkursil. Jätkuvalt käib ka konkurss Suvesündmus 2009. Ka selle kohta leiate rohkem informatsiooni meie kodulehel teler.tv. Nüüd aga meie esimese loo juurde. Nimelt on Haapsalu lähedale loodud Ilona imedemaa, mis viib meid tagasi muinasjutumaale. See imedemaa on loodud Ilona Viklandi joonistuste põhjal ja samuti oli selle loomise juures Ilona ise nõu ja jõuga abiks. Meie aga läheme uurime, kui kihvt näeb välja selle muinasjutumaa perenaise töö. Nii, ja lähme otsime üles siis perenaise. Me pidime kööki minema, eks ole? Maarika pidi meid ootama siit vist. Iloni perenaine. Tere! Oi, teid on nii palju siin järsku. Lapsed aetakse ära. Meie oleme jõudnud kööki nüüd. Ja meil lähme perenaise juurde, et natukene juttu ajada. Tervituse pealinnast. Aitäh, jah. Kuhu me jõudnud oleme siis täpselt? Täpsemalt Pullerbi kööki. Kui te olete lugenud Pullerbi lapsi, siis oli Liisal ja Lassel Bossel oli üks jube tore köök, kus nad tegid piparkooke ja kus nende teenija Akta küpsetas kaneelisaiu ja kus lapsed ka alati kaasa said lüüa. Et meiegi plaanime siin vahel lastega koos asju teha. Ma saan aru, et teil siin päris täitsa nagu valmis veel ei ole, aga kui üks ühele tuleb see köök nüüd selline, nagu see raamatus siis on kirjeldatud, et kas te olete kõik nurgad ja detailid paika pannud, et kui raamatus kirjutatakse ühest kindlast potist või tainarullist, et kas siit leiab ka siis selle ülesse? Päris neid potte ja taignarulle võib-olla ei leia, et me oleme sarnaseid püüdnud leida siia ja loomulikult oleme konsulteerinud proua Viklandiga, et võimalikult sarnaseid leida, aga ma arvan, et ka Eestis ei olnud kõigis kodudes kõik täpselt ühte moodi. Me tahame teha võimalikult hubaseks, võimalikult koduseks ja ma arvan, et see õnnestub. Nii, kas see siis ongi Karlssoni tuba? Jah, see on nüüd Karlssoni tuba, mis peab olema selliselt kunstiliselt segamini, et keegi sinna koristama ei pääseks ja sellepärast on ta nüüd paraku lastele selline vaadeldav ainult, aga ma arvan, et lõbus on ikkagi vaadata, kuidas Karlsson elas oma katusekambris. Siin on nii palju asju. Siin on tõesti Siia võib täiesti istuda. palju vaadata. Nii. Kuulsa Karlssoni segamini voodi, jah? Vaata, siin on need. Võtan endale selle tooli natuke siiapoole ja saame istuda siin. Mina tahtsin küsida, kus kohast kõik need asjad pärit on? Kas te olete neid otsinud või on lapsed ise toonud? Karlssoni tuba on nüüd täiesti Rootsist toodud. Et see oli seal näitusel väljas samamoodi vaadeldava toana ja see on nüüd kõik 100% toodud Rootsist. Kõik ülejäänud on ikka koha peal oma fantaasia ja proua Ilon Viklandi abiga ikka. No, minul on selline küsimus, et kui mitu korda te olete ise Karlssonit lugenud, Pullerbi lapsi lugenud, kui une pealt te suudate neid detaile dikteerida või mingisuguseid lauseid ette lugeda? No mina olen sellest ajast, kui Pullerbi lapsed oli üks väheseid väga toredaid lasteraamatuid ja seda ma olen vist lugenud küll 10 kordi. Karlssonit natukene vähem, 3 või 4 korda, aga siiski. Et päris une pealt võib-olla kõike ei tea, aga
mõnda siiski. Kas te arvate, et tänapäeval lapsed siiski nagu huvituvad veel muinasjuttudest veel piisavalt palju? Ma arvan küll, sest nii palju, kui me siin lugenud oleme, nad alati kuulavad. Lastele meeldib kuulata. Neile meeldib kuulata. Aga mõned saavad lihtsalt sobida. Minu käest saad. Sobib. Nii, üks. Kas teil ongi siuke tüdrukute tekk ja poiste tekk? No praegu tuli nii välja. Tuli välja, aga tegelikult ei ole. Aitäh! Aitäh! Siin musta sees on kohv, siin on vesi ja limpsi on ka. Ja võtaks kohvi. No nii. Aga mis sa teed sellega? Mida sa sööd? Saiakest sellega? Lasse, Bosse ja Olle kadusid igal hommikul oma teed. Me ei teadnud, kus nad käivad ega hoolinud ka sellest, sest meil oli niigi lõbus. Lõunatalu taga Karjamaal oli nii palju vahvaid kingukesi ja kive. Seal me Brita ja Annaga mängisimegi. Ühel päeval torkas Britale pähe, et me peaksime ehitama endale ühe kivilõhangu sisse mängumaja. Mis omadused peavad olema ühel inimesel, kes tahab saada muinasjutumaailma perenaiseks? Mis omadused tal peavad olema? Ta peab lapsemeelne olema kindlasti mingil määral ja ta peab ikka lapsi armastama ja suhelda peab armastama. Et siia ei saa tulla inimene, kes ei taha ja ei oska suhelda. Aga kas see töö on ka väsitav? Eks iga töö on väsitav, aga siis, kui sa lastega tegeled, see hetk sa väsimust ei tunne. Siis, kui nad läinud on, väsimus tuleb siis. Nad ei lasegi ära väsida. Ei lase, täpselt. Kuidas meil oli R oli vist niimoodi või? Oli nii või? Aga võiks sest pärast on siis lihtsam põletada, eks ju? Mina üldse. Et mida keerulisem Tee nagu kaks. Niimoodi jah. ja nüüd saate teie ka harjutada seda põletamist. Et siis küll ei olnud elektriga. Sa oled teinud seda, siis sa oskad, on ju? Mis sa tegid poiste käsitööringis? Võtsime Etiga osa käsitöötunnist. Kahjuks minu kunstioskus ei ole väga hea, aga... No ütleme, minu ei ole ka väga palju parem. Aga vähemalt oli väga huvitav oli teha ja seda peab harjutama kindlasti, et ega üks käsi ei tule lihtsalt. Niisama esimest korda, eks? Ongi. Sest lapsed on juba ennem, kes on käinud kunstiringis, on juba ennem teinud seda. Aga minu jaoks oli küll täiesti esimene kord. Kes teist esimest korda praegu teeb? Ja vaata kui ilusa. Jaa. Super. No tublid olete. Väga tublid. Kas me nüüd võime vist mälestuseks ette endal või? Jätame siia, et me käisime siin. Jah, tegelikult jah. Siis võiks kuupäevaga panna.